Nii, lugupeetud volikogu, alustame tänast vallavolikogu istungit. Enne alustamist teeksime kohaloleku kontrolli. Palun kõigil volikogu liikmetel vajutada yes nuppu. Elektrooniliselt registreerus 9 pluss Vello Saar ja Margus Kraav. 11 volikogu liiget on kohal. Volikogu päevakord on pandud ekraanile. Päevakorras on vallavalitsuse infominutid, Setomaa valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine, avaldused, kirjad ja järgmisest istungist. Kas volikogu liikmetel on päevakorra osas mingeid ettepanekuid, märkusi? Võtke kohe sõna. Ei näe. Lugupeetud volikogu, kas keegi nõuab päevakorra hääletamist või keegi päevakorra hääletamist ei nõua, sellega on päevakord ühehäälselt kinnitatud. Alustame päevakorraga ja vallavalitsuse infominutid. Vallavalitsuse liige Leie Hääl vallavanema ülesannetes, palun. Tervist, lugupeetud volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Kuna vallavanem viibib puhkusel, siis üritan teha väikse ülevaate, mis on toimunud siin 2 volikogu istungi vahelisel ajal. Ma katsun ka jagada ekraani, aga ma ei tea, kuidas mul see õnnestub. Tõenäoliselt vist mitte hetkel. Kas te näete praegu seda ekraani? Jaa. Näeme. Aga ma peaks vist suuremaks panema selle pildi või? Ei, väga hästi on. Okei. Hakkaks siis kõigepealt eelarve täitmisest, et põhitegevuse tuludest on meil siis laekunud praegu 498 417 eurot, mis on siis 9,22% eelarvest. Tulumaksu on laekunud meil kassapõhiselt praegu 384 614 eurot, see on siis jaanuarist 3 makset ja veebruari 2 makset. Viimane makse veebruarikuust on hetkel veel laekumata. Ja kui võrrelda seda eelmise aasta 2 kuu seisuga, siis on hetkel laekunud juba 3186 eurot rohkem. Maamaksu on laekunud praegu 261 eurot ja võrreldes siis eelmise aasta sama perioodiga on 507 eurot vähem laekunud. Põhitegevuse kulude eelarve täitmine on praegu 493 520 eurot ja täitmise protsent on 9,13. Ja tõin ära ka praegu siis põhivara soetuse. Põhivara soetuse täitmine on hetkel 55 937 eurot ja täitmise protsent 2,94. Hetkel on kontodel raha 2 148 238 eurot ja seal hulgas on siis edasiantavad projektide raha meil 984 384 eurot. Kui veel eelarvet natuke vaadates, kõige kriitilisem seis on hetkel lumetõrjega, kus meil on juba tegelikkusest rohkem kulutatud, kui meil eelarvesse planeeritud oli. Ja hetke seisuga on juba -10 000. Kindlasti lisandub siia veel juurde, kuna
lund on palju ja teeolud ei ole mitte kõige paremad. Vallavalitsuse istungitel on siis otsustatud väga palju erinevaid teemasid, et igas istungis on olnud ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmised, koduteenuste osutamise lõpetamisi on olnud, siis hooldajatoetuste maksmisi ja mittemaksmisi ja maksmise lõpetamisi. Siis oleme ära kinnitanud MTÜ-de tegevuste toetamise. Kokku siis toetasime 13 750 euroga erinevaid MTÜ-de tegevusi. Kinnitasime kultuurisündmuste eelarve jaotuse, siis huvihariduse huvitegevuse kava on kinnitatud. Lüübnitsa Sibula ja Kalalaada korraldustoimkond moodustamine oli siin päevakorras. Siis vallavalitsus kehtestas rajatraktori teenuse kasutamise hinna ja selle hinnaks on praegu siis 60 eurot tund. See vajadus tekkis sellest, et rajatraktorit soovis ka meil siin Räpina vald oma radade tegemiseks kasutada. Siis on avatud praegu toetusskeem Noored Setomaale. See on siis 8. veebruarist kuni 12. märtsini ja maksimaalne toetuse summa, mis siis võidakse anda, on 6670 eurot ühe toetuse kohta. Siis oleme väljastanud projekteerimistingimustest keeldumise ja sama aadressi kohta läks täna välja vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamise kohta ja see puudutab siis Lüübnitsa küla ja Vana tänav 4. Siin on ettekirjutuse hoiatuse tegemine Lüübnitsas Vana tänav 38 aadressile. On olnud mitmeid ehituslubade väljastamisi, maade erastamisi, katastriüksuste jagamisi, maa maksustamishinna kinnitamisi. Siis vallavalitsus otsustas, et kinnistut ei võõrandata Võõpsu külaselts MTÜ-le, vaid tehti ettepanek, et nad teeksid taotluse rendile võtmise kohta. Siis on olnud meil siin korraldusi mitteeluruumide rendilepingute lõpetamiste ja rendile andmiste kohta. Sama on olnud ka eluruumide üürilepingute lõpetamiste ja üürile andmiste kohta. Siis oli korraldus autokaupluste teenuste toetamise osas. 2 autokaupluse teenuse pakkujad, Aaroks OÜ ja Rändkauplus OÜ, siis mõlemad saavad toetust vallalt. Hajaasustuse programm on avatud ja programmi eelistatud sihtrühm kehtestati sellel aastal ja selleks on siis puuetega inimesed. Värska gümnaasiumi projekteerimistööde riigihanke kuulutati välja, samuti kuulutati välja ka Värska gümnaasiumi katlamaja lammutamise riigihange. Veel on välja kuulutatud hange Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamise omaniku järelevalve teenuse osutamiseks. Tänasel istungil võeti vastu siis korraldus, kus kuulutatakse välja avatud hankemenetlusega hange Setomaa valla kruusateedega suvine hööveldamine aastateks 2021 kuni 2023 ja siis 3 perioodiks. Siis on olnud meil kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine, et üks enampakkumine siis tuli pakkumine ainult ühele objektile, 3 pakkumist, siis sinna ei esitatud pakkumisi, nii et neid siis pannakse millalgi uuesti enampakkumisele. Siis 2021 aasta hankeplaan kinnitati, samuti Seto Volgi laada kohatasude kinnitamine oli. Võru maakonna arengustrateegia ka pandi valla kodulehele ülesse. Siis Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamine edukaks pakkujaks osutuks siis OÜ Aruna ehituse
ja CCOÜ ühispakkumus. Hinnaks oli praegu 644 010 eurot koos käibemaksuga. Ja üldse osales selles riigihankes 10 pakkujat. Järgmine hinnaklassis pakkumine oli 53 691 eurot kallim ja kõige kallim oli isegi üle 800 000. Ehitustest praegu on siis käigus Luhamaa külakeskus. Vundament on laotud kuni maapinnani. Töödega ollakse graafikus, kuid hetkel ehitus seisab ilmastikuolude tõttu. Siis tänavavalgustuse ehitus on lõppenud. Vallavalitsus esitas taotluse sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, et projekti odavnemisega seotud kasutamata vahendeid võimaldatakse meil kasutada siis täiendavate valguspunktide renoveerimiseks ning praeguseks on siis KIK-ilt meile vastus tulnud, et meie taotlus on rahuldatud ja on võimalik seda jääki kasutada siis Värska alevikus Kalda ja Pika tänava lampide vahetuseks ja selle rahaga on võimalik siis välja vahetada 57 lampi. Nagu ma enne juba rääkisin nendest taotlustest, siis hetkel on veel avatud Noored Setomaale taotlusvoor 12. märtsini, siis hajaasustusprogrammi 2021 aasta taotlusvoor on avatud 1. aprillini. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest 2021 aasta taotlusvoor on tänaseks juba lukku pandud. Esitati üldse 13 taotlust, millest siis üks ei kvalifitseerunud. Natukene ka COVIDist, et mul küll kõige värskemat infot hetkel ei ole, info saadetakse vallavanemale, aga hetkel meil teadaolevat uusi koldeid ei ole. 19. veebruaril laekus meile juurde 2 positiivset ja 22. veebruaril 1 positiivne. Ja 23. veebruari seisuga on siis hetkel nagu jälgimisel 5 inimest. Ja viimase 14 päeva jooksul on siis Võru maakonnas COVID-i juhtumeid lisandunud 284 ning nakatumise suhtarv Võru maakonnas 100 000 elaniku kohta on siis 802. Õpetajatest Värska gümnaasiumis ja Mikitamäe koolis on esimesed vaktsiinid saadud, et kui Värska gümnaasiumi 37 töötajast lasi ennast vaktsineerida 33, siis Mikitamäe 23 töötajast lasi vaktsineerida ennast 12 töötajat. Ja Meremäe kooli õpetajate vaktsineerimine toimub siis 4. märtsil ja seal on siis 24 töötajast andnud nõusoleku 16, kes laseb ennast vaktsineerida. Meil on hetkel hästi palju vabu töökohti. Hetkel otsime veel ikkagi Setomaa hooldekodu juhatajat. Samuti otsime Setomaa vallaraamatukogu direktorit, lastekaitsespetsialisti. Meremäe kooli direktor tõenäoliselt hakkab tööle 1. aprillist ja ajutiselt siis direktori kohuseid täidab haridusosakonna juhataja. Siis muudest teemadest veel, et hetkel käib majandusaasta aruande koostamine ja selleks ma palun siis kõigil volikogu liikmetel täita ära seotud osapoolte deklaratsioon ning saata see ära 15. märtsiks. Et see meil selle teavitusega läks teile välja 16. veebruari ja ma loodan, et olete kätte saanud, sest mõned on ikkagi juba tagasi saatnud. Ja praegu oleks nagu lühidalt kõik. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on Leiale küsimusi? Küsige kohe.
Küsimusi ei ole. Aitäh. Mikrofon väljas, Reinu. Jah, vabandust. Rääkisin pikka juttu, et sellega on siis, kas on kellegi küsimusi Leiale? Küsimusi ei ole, siis lähme edasi päevakorra järgmise punktiga, milleks on valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine. Ja ettekanne oli meil vist valla sekretärilt. Ja tere ka minu poolt, lugupeetud volikogu liikmed. Tahaks eelnõud ka ette saada. Helle. Ei saa jagada, Leie jagab praegu. Ja ma kohe lõpetan. Aga ei kao eest ära. Ma võtsin maha. Nüüd läks. Nii, jah, Martin, palun. Ja tere veel kord. Et nagu teate, teie volitused hakkavad aasta lõpu poole lõppema. Uued volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril käesoleval aastal. Ning tulenevalt siis seaduse muudatusest, kus eelnevalt oli alla valimiskomisjoni koosseis vähemalt 3 liikmeline, nüüdseks on see tõstetud vähemalt 5 liikmena pluss 2 asendusliiget ning tulenevalt selle muudatuse vajadusest on teie ees eelnõu valla valimiskomisjoni kinnitamise kohta. Et valla valimiskomisjoni põhiliikmetele, kes olid siis Martin Sulk, Helle-Palu, Eerika Joonas, on siis juurde lisatud Ulvi Ooper ja Liina Metsakaal ning asendusliikmeteks palun määrata siis Kaja Pargas ja Karin Villius. Aitäh. Kas ettekandjatel on volikogu liikmetel küsimusi? Küsimusi ei näe. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Sõnavõtusoove ei ole. Aitäh. Lugupeetud volikogu, palun hääletusele sättama valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine. Palun siis valige klahv poolt yes või vastu no. Palun hääletada. Margus, ütle, oled poolt või vastu? Jaa, ma olen poolt. Vello, ütle, oled poolt või vastu? Vello Saar. Jaa, poolt. Kuigi ma leidsin ka vist selle linnukese üles. Jah, ma vaatasin, et vist hakkas linnuke tööle. Nii. 12 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on avaldused ja kirjad. Minul ei ole mingit avaldust, mingit eelnõud üle anda. Kas volikogu liikmetel on? Ei näe. Aitäh, sellega on ka see päevakorrapunkt lõppenud ja räägime järgmisest volikogust. Järgmine volikogu toimub märtsis ja eeldatavasti 25. märtsil, eesseisus 19. märtsil ja eelnõusid ootaksime hiljemalt 12. märtsiks.
Kui olukord muutub, siis toimub volikogu Mikitamäel. Kui olulisi muudatusi ei toimu, siis toimub Zoom keskkonnas. Minu poolt kõik. Aitäh, oli tore kohtuda. Nägemist. 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 Nägemist.